Tere ilusat esmaspäeva hommikut. Mina, Liina Vetik, jagan mõtteid ettevõtluse ja ettevõtjaks olemise teemal. Ja täna mõtlesin, et jagan sinuga nii-öelda siis oma plaani või oma teadmisi selles osas, et kuidas ettevõttes käibeid või sissetulekuid stabiilsemaks muuta. Miks ma selle teema valisin, on see, et minule tuleb ka aeg-ajalt ikka ja jälle küsimus, et Liina, ole hea, anna nõu, mis ma valesti teen, ma teen kogu aeg turundust, ma olen justkui olemas, panustan kogu oma aega, kogu oma vaba aeg läheb sellesse mõnusasse ettevõttesse, mida mulle tegelikult väga meeldib teha, aga mul ei ole tulemusi. No vot, kui sina tunned ennast ka sarnases olukorras ära, siis võib-olla saad siit videost enda jaoks häid mõtteid. Loomulikult on sellises situatsioonis vaja konkreetsemalt süveneda konkreetsesse ärisse, aga valdavas osas väikeettevõtjatega on see, et meie sissetulekud on väga ebastabiilsed. Ehk siis me teeme turundust, me justkui tunneme, me ise tunneme, et me oleme palju väljas ja kogu aeg seal ja nii-öelda, ma ei tea, teeme sotsiaalmeedia postitusi või saadame kirju või mis iganes asju. Meie jaoks siis on, teeme kellegagi koostööd, aga no, ei ole seda tulemust või siis teen ühe asja ära ja siis tuleb ja siis on nagu see hingamine peal ja siis jälle korraks on hea olla ja siis jälle kaob ära. Noh, number üks asi, mida selles kohas teha, on hakata vaatama oma müüki ja ettevõtet üleüldse kui süsteemi, mitte kui kaootilist nii-öelda väljaandmist, vaid kui süsteemi. Ehk siis kas mul on paigas näiteks protsessid, mismoodi meie või minu ettevõttes siis asjad toimivad, on ju. Noh, mis on süsteem? Müük peab olema süsteemne. See tähendab seda, et ma mõtlen endas läbi, kas ma tean täpselt, kust kliendid leiavad mind. Ehk siis kust tekib see esimene kontakt minuga. Et kus nad väljas on ja kus mina nii-öelda selle tähelepanu haaran. Ja kas ma haaran üldse seda tähelepanu, on ju. Siis teine asi on see, et kui kontakt on saavutatud, mis edasi saab, kuhu ta edasi läheb. Oletame, et ta läheb kodulehele, on ju. Ta leidis sind kuskilt, siis ta läheb kodulehele vaatama. Nii, mis edasi saab? Kas kodulehel on olemas eesmärk, et müüa ja kas ta on lihtsalt nii-öelda brošüür, näed, mul on sellised tooted, sellised teenused ja plaks, midagi ei juhtu, vaatas ära, ahah, tore, on ju. Või on tal seal reaalselt, sul on talle potentsiaalsele kliendile järgmine samm, ehk siis mida ta nüüd peaks tegema, et ta saab edasi liikuda sinu kliendi teekonnas, on ju. Ehk siis mõtle nagu läbi oma kliendi teekond, kus ta haarab tähelepanu, kuhu ta edasi liigub, mis sealt edasi saab, mis viib teda lõpuks ostuni, et sa reaalselt teed talle pakkumise. See on üks koht, kus väikeettevõtjad kaovad ära, nad justkui teevad kogu aeg nagu ma olen pildis, aga sa ei küsi seda ostu kliendilt, et see on üks olulisemaid asju, mis tihtipeale välja tuleb. Ja noh, miks me ei küsi, seal on, tunnen ennast ebamugavalt, ei taha närvidele käia, mind on äkki liiga palju ja nii edasi. No, siin tulevad need mentaalsed plokid ülesse. Ja see on jumala okei, me kõik oleme selles kohas olnud, ettevõtja teab täpselt, mis see tähendab. Aga see ei ole mingisugune, et ei, minul ei ole sellist probleemi, vaid need on alateadlikud tihti. Et kui sa ei tea, mis sind nagu takistab või mis sealt, siis küsi, pöördu meie poole. Me saame sind aidata, et ma olen teinud aastaid sellel teemal tööd ja ma näen kohti, kus me nii-öelda mentaalselt ka kinni jääme. Üks asi on strateegia, üks asi on ettevõtte kui süsteem, teine asi on see, et me jääme mentaalselt kinni sellepärast, et meil on omad nii-öelda lõksud või piiravad uskumused, mis ei luba meil siis tuua neid tulemusi ja alateadlikult juhivad meid tegevustesse, mis tegelikult ei too tulemusi. Niisiis, vaata oma müügisüsteem üle. Ja nüüd sul on see, et kui sul on süsteem teada, sealt ta märkab, sealt ta läheb sinna, terve selle teekonna sa hoiad tal nii-öelda piltlikult öeldes käest kinni, kuni ta tuleb sul kliendiga ja siis teekond ei lõppe või mis sealt edasi saab, on ju. Et see koht ja kui sul see on paigas, siis sa saad, mida sa teed, sa vaatad analüüsi, on ju. Sa pead hakkama nii-öelda endale tagasisidet saama, mis töötab, mis ei tööta, on ju. Palju mul
tuleb sealt sellest esimesest nii-öelda tähelepanust, kus ma siis väljas olin, kus nad haarasin nende tähelepanu, palju sealt neid inimesi tuleb minu võrgustikku nii-öelda, on ju. Et ja sealt palju siis tulevad võrgustikust edasi liiguvad mööda kliendi teekonda ja lõpuks siis kliendiks tulevad ja korduvaks kliendiks tulevad. Üks olulisemaid mõõdikuid, kusjuures oma äris on vaata seda, et mitte ainult ühekordne ost, vaid kui paljud tulevad tagasi. See on sulle väga-väga hea tagasisidet, ehk siis kui paljud kliendid uuesti ostavad ja tulevad või võtavad järgmise taseme tooteteenuse. Ehk siis järjepidevalt ja siin ongi jälle, kus me väikeettevõtjatena, me teeme selle ühe müügi ära, oh jess, on ju, saime selle korraks selle hea tunde ja siis kaob ära. On see, et meil ei ole seda järjepidevalt, seda pidevat süsteemi ei ole seal taga, on ju. Ja teine asi ongi see, et külvame erinevaid seemneid erinevatesse nii-öelda tähelepanu kohtadesse, kus ma haaran neid tähelepanu ja siis ma teen analüüsi teise sammuna, et mis töötas kõige paremini, et ma saaksin teadlikumaks, mis töötab minu ja minu potentsiaalsete klientidega paremini ja kuhu ma siis nii-öelda võiksin oma aega, raha, energiat rohkem panustada, on ju, sest see kanal töötab. Aga kui sa ei tee analüüsi, siis sa ei tea ju, mis töötab ja mis ei tööta, sa ei saagi sinna rohkem panustada. Niisiis number 2, vaata datat, vaata numbreid, vaata analüüsi, kust tulevad tulemused, on ju, mis töötas, pane sinna juurde, on ju, anna kogu oma ressurss sinna juurde, nii kaua, kuni sa siis pead hakkama, tulevad erinevad potentsiaalsed kasvuküsimused ette, jah. Aga kõigepealt, et sa saad nii-öelda adekvaatselt tagasisidet, mis toimib sinu jaoks, mis ei toimi, on ju, et hakka vaatama. Ja kolmas samm siis on kohaneda, on ju, ehk siis ongi see, et ahah, sul on see süsteem nii-öelda justkui, siis kliendi teekond paigas. Nii, kuidas töötab analüüsi pealt ja kolmas samm on kohaneda, on ju. Kas see töötab, kas see toob mulle seda tulemust või ei too? Võtta siin hakkabki see, et data pealt, analüüsi numbrite pealt sa vaatad neid tulemusi, ehk mis on need konversioonid, kui paljud, kelle tähelepanu ma haarasin, tulid mulle kliendiks. Erinevaid konversiooni mõõdetakse siin eriti, kui me räägime digiturundusest. Ja ehk siis mis on need numbrid ja kas see on piisavalt hea number, kuhu tasub panustada või mitte. Ja siis ma teen plaane ümber, on ju. Kui sa ei tea, küsin abi, mida saaks paremaks teha, eks. Ja sealt edasi, kui sa oled nii-öelda kasvanud, on ju, sul on siis juba, sa oled teinud seda tööd, sa oled seda süsteemi teinud, sa oled seda vaadanud, seda analüüsinud, siis sa oled kohandanud, sa oled hakanud investeerima, sa oled teadlikumalt oma ressursse nii-öelda juhtima ja siis tuleb ka nii-öelda siis rahavoogude juhtimine ja manageerimine, sellepärast, et meil ärides on hooajalisus, on ju. Mõni äri on hooajaliselt eriti tundlik, näiteks, ma ei tea, siin kevadel hakkab väga palju tööd tekkima, haljastusettevõtted, maastikuarhitektid ja nii edasi, on ju, nii-öelda. Ja koolitusäris on kindlasti kahtlemata omad hooajad, on ju, et praegu on siin väga aktiivne aeg ja nii edasi. Et igas äris on omad nii-öelda hooajalisused, mõnes vähem, mõnes rohkem, eks. Aga ma ei tea, aasta lõpus peale jõule justkui nagu midagi rohkem ei toimu, aga ürituste korraldajatel väga kiire aeg on ju jälle. Et tunne oma äri selles mõttes ja rahavoogude juhtimisel just täpselt niimoodi, et see, et meil on piigid ja meil on nii-öelda madalhooajad, siis on ka käibed selle järgi, on ju. Aga et sa oskad ennast ette valmistada, just nimelt ma tean, et suvi on rahulik, ma tean, et aasta lõpp on rahulik, siis ma planeerin oma rahaga niimoodi, et ma tuleksin toime, on ju. Ja siinkohal ka kõik see turundus ja need asjad. Ja samal ajal see ei tähenda seda, et ma peaksin kõik, kuna on madal hooaeg, siis ma peaksin kõik asjad umbes ära lõpetama. Ei, siis sa saad juba äriarendajana edasi mõelda, et nii, mis ma sellel hooajal saaksin pakkuda, et mul ikkagi käivad, mis toodet, on ju. Või kuidas ma saaksin oma kliendile rohkem väärtust luua, et sealt siis ka vastu küsida, on ju. No vot, ehk siis kokkuvõte, süsteem absoluutselt number 1, on ju. Eriti kliendi teekond, müügisüsteem, kuidas minu ettevõttes toimub ja külvata neid seemneid, on ju, jah, ei jää ühte klienti kinni, vaid mõtlen sealt edasi. Analüütika, mis töötab, mis ei tööta, vastavalt analüütika kohanemine, on ju. Ja kohanemine ka turuga, on ju, vaata kliendid, klient sihtgrupp küll, aga
majandusolukorrad muutuvad ja nii edasi, kuidas ma kohanen ikkagi on nüüd see teadlikkus siia juurde ja siis see rahavoogude juhtimine on ju. Ja nüüd see kõik teadmine on, tõenäoliselt oled sa võib-olla seda juba kuulnud ka, on ju, lihtsalt hea jälle, Liina tuletab meelde. Kui sul on plokid peal, on ju, siis tuleb ronida pähe ja aru saada, miks ma nii ei tee, miks ma niimoodi ei tegutse. Ja selles osas saan jällegi mina sind aidata, kui tundub, et mina võiksin olla sinu jaoks see õige inimene, kelle käest nõu küsida. Aga pöördu meie poole ja siis me oskame vastavalt siis tooteid, teenuseid soovitada, mida meil siis pakkuda on, mis sind edasi võiksid aidata. Aga just ettevõtjatega sellel teemal me ikkagi, jah, me vaatame ka süsteemid üle ja asjad, aga põhiline on ikkagi see, kas sina liigud edasi, kas sa oled valmis seda järgmist taset ette võtma või ei ole. Ja kui ei ole, siis miks sa ei ole ja muudame selle ümber. Ilusat vägevat alanud nädalat sulle ja me kohtume sinuga uuel nädalal uute mõtetega. Tšau, tšau.